siuke rahulik. Anna mulle üks piim. Piim? Seda. Okei, no jah. Mina vist nagu väga aru ei saa, et mina ei ole iialgi näinud, et mingi kirjutamine on niivõrd individuaalne tegevus. Et mingi kollektiivne kirjutamine. Kunagi tegi, kas oli Keil või, kes tegi seal Tartu Ülikooli tõuda? Jaa, ei ma mäletan. On tegi. Ja siis mina, Karl Martin ja eelmest vist. Ja siis laval, eks ole, ja siis nagu tekstid jooksib üleval ekraani peal, online'is ja siis umbes kirjutasime ja ei tulnud ka öelge mingit head teksti. Kõik oli niisugune nojah, võib-olla kui seda teeks 1000 korda, võib-olla siis hakkas tulema. Ausalt öeldes, kui esimesi tekste inimene kirjutab, siis ta ka ei saa nagu niisugust mingit nõksu või asja kätte, et see tahabki nagu harjumist niimoodi, et istu lava peale. Aga see on hoopis teine asi, siis kui sul jookseb üleval veel kõik, siis hakkad vahepeal mingi mõte jookseb kinni ja mingi pohmell jookseb sisse. Sellele ei mõelnud, et ma olin viitis jõin selle asja käigus joogid või ära peidnud ja seda ei nagu ilus. Ja siis ma olin nagu suhteliselt tühi ja tegi oma tavalist teksti nagu ikka teine. Aga see oli ikkagi ei olnud nagu teksti tegemise mõnuga. Jah, ei sellest ma saan küll aru. Et see ja pärast siis tehti okei, Keilil oli niisugune uhke plaan ja siis see prinditi seal ka kohe välja ja siis köideti kokku ja siis oli umbes nagu, et sellid kirjutasid siin teksti ja siis me kohe tegime sellest nagu raamatu. Et siis oli, ütleme selle istungi lõpus oli siis ka justkui nagu mingi raamat valmis, aga kõik see oli suvalt mõtet.